Matšpalli paneb mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tervitused kõigile tennissõpradele. On jälle põnev periood tennise kalendris. Oleme aasta teise suure slam'i turniiri French Openi ootuses ja täna on meil paberid tabelitega ees ja stuudios kaks meest, üks mees üle interneti. Tere kõigepealt Michelle Lehtmets. Tere. Tere Toomas Kuum. Tere. Ja Riho Kallus, ütle ka tere. Enne kui tabelite juurde lähme, meil on siin erinevaid uudiseid veel teatada, mis on tennisemaailmas Eestis ja mujal olulised. Viimastel päevadel on siis selgeks saanud, et VTA turniir Tallinnas septembri viimasel nädalal ikkagi toimub. No, alustame Toomas sinust, et veebruaris oli selline tunne, et kui valitsus raha ei anna, siis paneme pilid kotti, aga mis siis muutus? No muutus, kindlasti Riho oskab ka siin väga palju kaasa rääkida, võib-olla isegi rohkemgi edasisel nii-öelda ajateljel, aga oli ikkagi selline suhtumine vähemalt nii-öelda tennise aktiivi poolt, et me ikkagi püssi põõsesse ei viska, et valitsuse sees ühist keelt ei leitud ja nagu ma ka tänases ühes telesaates käisin rääkimas, siis oli see mõte, mis on ka nagu tollel perioodil, kui sai parlamendisaadikutega räägitud ja erinevate parteide esindajatega suheldud, vähemalt kui mina suhtlesin, siis tuli välja see idee, mis on väga hea, et tulevikus vähemalt vältida seda olukorda, et oleks selline teatav fond või reservfond ja mis ei tähenda, et seda kulutatakse, aga lihtsalt see valmisolek peab olema ja minu meelest need argumendid, mis seal vahepeal olid vastu turniirile, noh, eks see on iga üle maitse üle ei vaielda nii-öelda, aga ma julgen praegu öelda, et need olid kohati ikkagi minu meelest täiesti suht küündimatud, sellepärast, et see on ikka suur asi ja argumenteerida seda, et VTA 250 ei ole seal a la VTA 500 või see on täielik nonsense. Selles mõttes, et ega ei saagi, mis te mõtlete kohe saada siis lausa suure slam'i turniir siia Eestisse, et olgeme realistid. Ja muutus see, et siin oskab Riho kindlasti, kui vajadusel võib-olla on ka rääkinud varem, et päris püssi põõsasse ei visatud, et ütleme, ma usun, et ka meie nii-öelda Eesti poolelt oldi aktiivsed ja nii palju kui mina tean, siis nii-öelda teine läbirääkijate pool oli ka suhteliselt paindlik ja teine asi on see, et ikkagi linn, Tallinna linn antud juhul mängis ka ikkagi olulist rolli, et ta oli ikkagi nagu teatud ulatuses, päris suures ulatuses valmis tulema taha, see tähendab rahadega ja erakapital oli ka teada ikkagi mingid summad. Et see andis ikkagi, ma usun, selle platvormi, et võis edasi liikuda ja praegu on ju variant, et ka tegelikult Kultuuriministeeriumi kaudu ka tuleb midagi. Nii et 3 allikat, 4. allikas on ütleme võib-olla piletitulu või mida iganes, aga see kindlasti väga suur ei saa olla. Aga et ka võib-olla riik tuleb sinna taha, nii et muutuski see, et ei visatud püssi põõsasse tegelikult. Ja võib-olla natuke ka muud välised asjaolud natuke soodustasid seda, et ma mõtlen, mis üldse maailmas praegu toimub võib-olla veidikene, et turniiride kalendris nii või naa nagu olid teatud muudatused ja see lahendus on minu meelest praegu super. Riho tahab midagi lisada? Kui esialgu oli juttu Luksemburgi turniiri litsentsist ja vähemalt 3-aastasest kohustusest ja lepingust, siis ja see ajaaken oli küllaltki lühike, siis olukord oli muutus ja tegelikult üks hetk siis pakuti varianti meile kasutada Kremlin Cupi litsentsi ja kuna initsiatiiv ja meie valmisolek ja toetus, nii linna toetus kui erasponsorite toetus oli ja huvi oli väga-väga suur, siis eks VTA nägi ka, et me oleme väga aktiivsed ja väga huvitatud turniiri korraldamisest ja siis pakuti varianti, et hea küll, et lepime selle asja siis praegu 9 aastaks kokku võimalusega, et me saame seda turniiriga siis pikendada soovi korral, aga et me ikkagi sellel aastal selle turniiri ära teeksime ja tegelikult lõppkokkuvõttes me saime väga hea ajalise akna, väga hea nädala ja ka turniire kõrval ei ole, nii et lõppkokkuvõttes see lahendus oli veel parem. Mis mulle ainult muret teeb, et kui esialgu räägiti Tondirabast, siis nüüd on ikkagi Tondi Foorus tennisekeskuses
2000 pealtvaatajat olen lugenud, mahutate sinna, et kui kirveks te selle piletihinna peate ajama, et teil ei oleks väljas, ma ei tea, kilomeetrite pikkust järjekorda? No natukene, võib-olla natukene rohkem, võib-olla 2,5, aga jah, ega selles mõttes koha peal vaadata on natuke kitsas, aga teistpidi jälle võttes, ega see ei ole lihtne 4 väljakut samasuguse kattega, mis vastaks ka nii-öelda VTA nõuetele leida, seda kuskil nii-öelda Saku Suurhallis või Tondiraba jäälis, seda ei ole võimalik nagu teha, et selles mõttes Tondi Fooruse spordikeskus on väga, väga hea variant ja ma arvan, et mängijatele on need tingimused suurepärased. Aga mis puudutab publikut, siis turniiril on hommikusessioonid, õhtusessioonid, erinevad päevad, et see on küll 2500, aga kui me vaatame nüüd jagame selle nüüd võib-olla 9 päeva peale laiali, kui on kvalifikatsiooniturniir ja põhiturniir ja hommiku- ja õhtusessioonid, siis tegelikult päris palju inimesi saab ikkagi seda turniiri jälgida, et need võimalusi on ju valida neid päevi erinevaid ja piletid osta. Millal piletid müüki tulevad? Millal saab finaali piletit osta? Ma usun, et juba võib-olla siin jaanipäevaks ja võib-olla isegi natuke enne jaanipäeva. Igatahes super uudis siis ikkagi Eesti tennisemaastikule, aga mis ei ole nii super uudis on see, et järgmisest Suure Slami turniirist saab nii-öelda tehniliselt võttes külaturniir, nagu on öeldud, sest VTA ja ATP ähvardavad, esialgu vist kokku pole veel lepitud, võtta punktid ära Wimbledonilt, kuna Wimbledon ei lase oma murule mängima Venemaa ja Valgevene tennisiste. No Toomas, ma tean, et hingelähedasem on sulle see Venemaa teema, et Wimbledon teeb ju kõik õigesti. Sa mõtled selles mõttes, et peale ei lase? Jah. Ei no, ma räägin, see on jälle see teema, et millest nagu justkui sportlased süüdi on, et siin võib heietada lõpmatuseni, aga muidugi see, mis toimub nii-öelda, see on jätkuvalt uskumatu, et kaua see jama jätkub, et eks üritatakse mingite erinevate hoobadega nii-öelda mõjutada protsessi, kuigi ma arvan, et tegelikult need, kes seal kuskil otsustavad nii-öelda geopoliitilisi asju ja neid see tõenäoliselt ei morjanda üldse see asi, nii et tegelikult mõnes sportlastest on ikkagi kahju, et võib-olla need olukorrad veel ega siin aega väga ka ei ole sinna, et muutub, aga ma ei oska rohkem siia lisada, eks ma olen varasemates podcastides sellest rääkinud, et ei taha ennast korrata. Mis see teeb meie selle reitingutabelitega, et kas sarnane olukord sellel aastal, kui Wimbledon lihtsalt ära jäi või? Et eelmise aasta punktid jäävad püsima? Või kukuvad kõik? Ma ei oska öelda, ma ei ole selle poolega kursis, võib-olla keegi teine on. Riho, mis sa pakud, mis juhtub? Ei, ma ei usu, et kui punkte ei saa, siis punkte ei saa, et nüüd on ikkagi VTA ja ATP tabel hakkavad ära kaduma need 2019. aasta punktid ja asjad, et siin Roger Federer peaks ka juba juulikuust olema edetabelist Riho meil natuke neid vanu punkte enam ei ole. Riho, teeme sinuga väikse restardi samal ajal. Varsti, et ma arvan, et kui punkte ei saa, siis punkte ei saa, et 52 nädalat ikkagi läheb arvesse ja nii läheb edasi. Riho, ei olnud kuulda vahepeal, jah? Vahepeal ei olnud kuulda, aga nüüd jälle on okei, loodame, et püsib. Tuleme siis ikkagi French Openi juurde. Eile loositi meil vastased ja vastased ka teistele ja üldse kogu tabel. Anett Kontaveit alustab Austraalia tennisisti Ayla Tomljanovitši vastu ja Kaia Kanepi sai endale vastaseks Garbine Muguruza, 2016. aasta French Openi võitja. No, alustame Anetti loosist. Ei ole hea ega halb või kuidas? Michel, vaatad sellele? Jah, ma natuke parandan siin, tegemist on ikkagi Roland Garrosi turniiriga, mitte French Openiga, aga tühja sellest. Vaadates Anetti loosi tegelikult midagi kurta ei ole, aga vaadates jälle Anetti viimase aja esitusi ja tema enda nii-öelda väljaütlemisi, et ta ennast kõige paremini endiselt ei tunne peale seda haigust, siis on see jah, nii ja naa, aga ma julgen küll öelda, et kui Anett oleks nii-öelda terve ja heas vormis, nagu ta siin eelmise aasta lõpp või selle aasta
algus oli, siis siit veerandist oleks vaata, et ta peafavoriit edasi minna, sest arvestades, et turniiri tiitlikaitse, kes siin veerandis Barbara Krejcikova on, et tema on ju väga kahvatu see aasta olnud, et ma ei näe küll, et ja võib-olla ikkagi siin on nüüd nädal-paar jälle veel vahet olnud, et võib-olla Anett on ennast ka nii-öelda paremasse konditsiooni saanud ja ma usun küll, et ta võib loosiga igati rahul olla. Toomas, arvestades Aneti hetke olukorda, kui suurte lootustega me võime hakata seda French Openit vaatama? Roland Garros. Okei. Lenduri nimi tegelikult. Aga ma olen alati selles mõttes, et loomulikult ütleme, et väga tähtis on, kuidas vahetult ju mängijad esinevad ja aga sageli on ju olnud ka niimoodi, et kõik on nagu ideaalne ja siis tuleb see suure slam'i turniir või mingi tähtis turniir ja millegipärast ei juhtu midagi. On ka nii nii-öelda toimunud asjad ja samas on vahetevahel niimoodi, et ei oska oodata ja siis järsku hoopis vastupidi. Nüüd ongi see, selles mõttes, kui see on nagu tervise teema, siis seal ongi küsimus, et kui palju ta reaalselt vahel on niimoodi, ma lihtsalt ütlen, et võib-olla on ka mingi füüsiline väike kerge vigastus, võib mängijat vahest isegi kuidagi nagu niimoodi mobiliseerida, et otseselt väga ei sega, häirib ja hoopis kõik on okei. Aneti puhul võib-olla on veidikene siiski teine olukord, et ma arvan, et kui ta selle esimese mängu võidab ja võib-olla tunnetab seda momenti ja seal ei ole ka nüüd nii järjest need mängud. Ikkagi tuleb arvestada seda, kui üldiselt tavaturniiril on sageli kõik päevad järjest mängud, et see ka mängib rolli. Aga tabel on tal on seal ainuke selline, kellega on alati vaeva näinud, on potentsiaalselt vist 3. ring oleks, kui ta sinna jõuab, on see Elise Mertens, kes on niisugune peavalu mõlemile meie tennisistile. Nii et jah. Mitte viimase aja vormiga, ma arvan. Jaa, mitte viimase aja, kuigi viimane mäng oli ju vist omavahel oli vist 3 setti, eks on ju. Et ma räägin, see vorm on niisugune, et suur slam vahete vahel on petlik, et need tulemused millegipärast sageli, ma ei räägi need päris maailma tippudest, ütleme nii meestel kui naistel, et need tavaliselt siis kuidagi ikkagi nagu mängivadki hästi seal, aga just see natukene see teine rivi nii-öelda, et kes võib-olla ei ole peafavoriidid, et seal võib vahest nii palju täiesti pealt pööritavad teistmoodi minna. Aga vormiga ei ole probleeme mitte ainult Anetil, vaid ka tema vastasel, sest Tomljanovic eile andis Maroko veerandfinaalis toimus siis seal 250 turniir, andis loobumisvõidu ühele ungarlannale ja on tal, piltide pealt olen vähemalt näinud, et alates Madridi turniirist on vasak reis väga tugevasti kinni teibitud, ju tal see kuidagi natukene häda teeb, aga eks kõigil ole oma väiksemad, suuremad hädad, eks. Jah, eks seal tervet, vabandust, Toomas, segasin sind. Ma lihtsalt ütlen seda, et kui tal on tõesti vigas, seal võib veel muutuda vastale, teoreetiliselt. Ja, mingi lucky loser. Jah, aga teame ka seda, et nädal enne Grand Slam peetavatel turniiridel on see suhteliselt tavapärane, et ikkagi absoluutselt mida iganes seal natukene tunda annab, siis visatakse reket nii-öelda põõsasse, et pane see sama turniir näiteks, et see ongi Roland Garros, et ma ei ütle, et ma ei tea, mis Tomljanovitšil on, aga põhimõte on see, et Grand Slamil minnakse kasvõi nii, et lõpetad ratastoolis, aga tavaturniiril 1 nädal enne Grand Slami, siis kui sõna otseses mõttes väike varvas kergelt tuikab, siis juba igaks juhuks lõpetame ära. Tuleme Kaia vastase juurde, et eelmise aasta VTA aastalõputurniiri võitja, 2-kordne slammi võitja. Garbine Muguruza sel aastal midagi väga säravat korda pole siiski saatnud. Australian Openil 2. ring, vaatan siin VTA 1000 turniiridel jõudis küll Dohas veerandfinaali, kaotas seal Ostapenkole Indian Wellsis esimene tõke osutus juba saatuslikuks viimasel turniiril Rabatis. Teises matšis kaotas Martina Trevisanile, itaallannale, et millal siis veel, kui mitte nüüd võiks olla Muguruza Kaia jaoks näpistatav? Ma arvan ka, et siin on veel üks nüanss hästi oluline, et ütleme, kuigi Muguruza on seda klassi jälle mängija, kes võib ikkagi slami turniiril nii-öelda
nii kogemuse baasil kui ütleme, nad oskavad ennast kokku võtta sellise tasemega mängijad. Aga see moment on minu arust just isegi hea, et Kaia mängib taga avaringis. No, esimene mäng on alati selline, ütleme, ükskõik kui kõrgelt sa asetatud oled või midagi, et see võib olla niisugune sa elad alles ikkagi, vaatame selle, et oled aastaid mänginud, et sa elad nagu turniiri sisse ja see on teada, et Kaia võib nii-öelda tulistada niimoodi, et ootamatult ja ega tal ei ole Muguruzal sugugi selles mõttes ei ole lihtne, et ta ei tea, mis teda võib-olla päris ees ootab. Aga edasi, kui vaadata ju tabelit, siis tegelikult seal Kaial ka, kui saaks selle esimese ringi, seal on muidugi Koli Kauf võib tulla kõik, aga ütleme, kõik on mängitavad tegelikult. 4. ringis võib üks 5. asetatud mängi tulla. No ja seda jah, selles mõttes jah, et teoreetiliselt on jah see variant, et siis meie mängijad omavahel, aga see on muidugi päris... See on ka varem olnud seal 4. ringis koitnud ja pole tõeks saanud. Mina isiklikult usun ka, et Kaia võib täitsa Muguruzat võita, aga minu jaoks on ohtlikum vastane pigem üldse Viktoria Azarenka Kaia jaoks kui Garbine Muguruza, et kui natuke edasi vaadata, et aga Muguruza hoidab alles veerandis ju. Jah, Azarenka on veerandis. Ja, no okei, jah, veerandis. Aga ütleme siis sellest tabeli veerandis, et ma näen, et väga ohtlik võib olla siin Azarenka, kes ju tegelikult mängis väga korraliku turniiri siin, kas kui ma ei eksi Roomas, et madistas seal ju selle aasta valitseja Sviatek ikka päris korraliku lahingu ja jah, et usun küll, et Kaia võib Muguruzat võita, aga loomulikult see ei pea nii minema, aga ärme unusta seda ka, et Muguruza on selle turniiri ikkagi võitnud, et Liiv ja Roland Garros on talle väga, väga õnnelik koht olnud. Ma viskan sellise väite õhku, et tegelikult Anetil ja Kaial selles mõttes hea loos, et nad sellesse tabeli poolde sattusid, sest pöörame lehe teistpidi ja me näeme siin ainult ühte favoriiti finaali kohale. Me näeme üldse kogu tabelis ainult ühte ma olen nõus selleks, et kui nii täpselt siin ei olegi vaja isegi nime vist öelda. Ei ole vaja, jah. No meie jaoks mitte. Riho. Ma tahtsin öelda, et kui me siin Toomas Leiusega arutasime ka just kui naistest rääkida, et siin oli kõige suurem küsimus ja mis meie jaoks oli see, et kes on see õnnetu, kes läheb Naomi Osaka vastu esimeses ringis. Ja kui me nägime tabelit, et see õnnetu on Anisimova, siis see on selline esimese ringi matš, mis võiks, ega ma väga imestaks, kes naiste tennist rohkem jälgib, kui need kaks mängiksid omavahel ka finaalis, vabalt võiks mängida ka finaalis. Et selles suhtes ma olen nõus teiega, et kui võtta ükskõik milline tabeli veerand, siis minu arust meie Anett ja Kaia on sattunud kõige paremasse veerandisse. Jah, aga natuke, Riho, mulle ikka vahest meeldib sulle vastu vaielda, et Anisimova Osaka võiks küll finaalis mängida, kui meil ei oleks seda ühte nime siin tabelis, kellest me räägime. Aga räägime sellest ühest nimest, miks me teda nii väga kardame, et 4 kõrgema kategooria turniiri sel aastal võitnud, ohustab siin oma võiduseeriaga, vist on mis juba päris 28 mängu pikkune, ohustab Serena ja Veenuse rekordeid. Serena oma vist sai jagu, Veenuseni on veel minna, see on vist 32 või 35, kui ma ei eksi. Et mis ta teeb nii võimsaks? Iga Sviatekist räägime siis loomulikult. No mis ta teeb nii võimsaks? Loomulikult ta teeb võimsaks, ta on kogu aeg tegelikult hea mängija olnud, aga kuidagi on ebastabiilne olnud, et väga, väga hea liikuja, väga nii-öelda tõusult mängib ja väga agressiivne, väga hea tehnika, aga nüüd on nii-öelda sellest Roland Garrosi võidupohmellist ka üle saanud ja võib-olla ma ei tea, kas see on ta mängu vabastanud, kui järsku astus Ashley Barti kõrvale, raske öelda. Ma pean tunnistama, ei ole ta mänge viimasel väga palju näinud, lihtsalt puht füüsiliselt ei jõua, et me siin Rihoga teeme nii palju meeste tennist, et naiste tennis natuke on tahaplaanil jäänud, aga Toomas on kindlasti rohkem rääkinud ja oskab sellest paremini rääkida. Ei no, sa tõid need mänguelemendid siin juurde, aga mina jälle ütlen, et mis mulle nagu ikkagi, ma olen varem ka seda öelnud, et kui on hea närvikavaga ja selline mängija, kes mängib mitmekülgselt ikkagi,
sest me võime siin rääkida, lööb tõusult ja mida iganes, tegelikult ta ikkagi oskab mängu varieerida, võrgus ka saab hakkama, väga hästi mängib, tempoga samamoodi suudab, vaja tõmbab natuke alla ja et just see mitmekülgsus, et ma ütlen, et kui naiste tennis, nagu Partigi oli, tegelikult mängis ju väga mitmekülgset tennist, eks ole. Et tegelikult, kes suudab seda mängida nii-öelda, natukene nii-öelda sarnasemat tennist, eriti Parti nagu meeste tennisele, Sviontek ei ole päris see, aga võib-olla, aga ma tahan seda öelda, et just see mitmekülgsus, tal on alati plaan B, plaan C, mis nendel paljudel paugutajatel ei ole, võtame siin Petra Kvitova ja Karolina Pliskova, et see on üheülbaline mäng, tema mäng ei ole üheülbaline. Jah, kui korra vahele, siis heas vormis Krejtšikova on võib-olla sarnane mängija, kes võib ka väga... Krejtšikova see aasta väga vähe mänginud. See aasta väga vähe mänginud, aga Toomasele vahele segades ka, et selline ääretult naistele nii-öelda mitte startnartne tennis. Ja tegelikult on Chabert on tegelikult ka selline võib-olla tennisist esiotsast, kes natuke, ütleme ka mitmekülgsem võib-olla on, aga võib-olla seal on natuke mingites muudes elementides jääb alla, nii et vabalt võib arvestades vanust ja kõiki senist tulemised, et võib-olla tuleb selline natuke pikemaajalisem valitseja, ei tea. See on eelkõige, ma arvan, mentaalse poole pealt taga, et kas ta suudab nagu seda jätkata niisugusel levelil. No väga hea näitaja on ikkagi kihlveo koefitsiendid, mida siin meiegi enne igat slammi ette loeme, et meie hea sõber Unibet on Swiateki koefitsiendina, võidu koefitsiendina hetkel pakkumas sellist numbrit nagu 1,85 ja Simona Halepile alles 11,0. Minul ei tule lähiajaloos sellist naiste slammi meelde, kus sellised vahed oleks. No ma korra räägin naiste küll, jah, aga ma pean ise hakkasin mõtlema, kui ma autoga siia stuudios sõitsin, et ma arvan, et 20 aastat ei ole sellist asja olnud, et Grand Slami nii-öelda Roland Garrosi meeste nii-öelda võitjate pundar on oluliselt segasem kui naiste oma. Kohe jõuame meest. Ja, aga ma just seda mõtlesingi ja kui sa ma ei vaadanud Swiateki koefitsienti, aga kui sa selle ütlesid, see tundub uskumatu, isegi Rafael Nadalil ei olnud kunagi tema hiigeaegadel Roland Garrosis vist nii madalat, oli ka seal kandis, aga see on päris uskumatu. Et naisest tundub olevat selge, et ega võime talle siin poolfinaali vastaseks pakkuda, Arina Sabalenkat pakubki poolfinaali näiteks. No tegelikult Gunnar, tal on ju, kui sa vaatad siin, ega tal on... Simona Halep tuleb juba 4. jah. Simona Halep, siin on Jelena Ostapenko, kes võib ka heal päeval imeasju teha. Et ega siin lihtne ei ole, aga loomulikult on ta pea favorit, selle küsimus. Laseme korra kõlli vahele ja lähmegi meeste juurde. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Meeste tabelis sai siis tõeks kardetud stsenaarium, et kõik 3 suurfavoriiti Novak Djokovic, Rafael Nadal ja imelaps Carlos Alcaraz satuvad ühte tabeli poolde ja nii läkski. Djokovic'i Nadali matši näeme juba veerandfinaalis ja siis ootab siis poolfinaali vastast endale Alcaraz sellest klassikalisest vastasseisust. No mis te arvate, on see hea või halb, et me saime just sellise tabeli poole? No mina arvan, et kunagi, mis on hea ja halb, mina arvan, et pigem halb, sest me näeme finaali, kus meie vähemalt, ma usun ka Riho on ju, kuigi Riho ma pean toonitama, et juba nädal aega siin rääkis kogu aeg seda, et et me võime sellise asja saada, et kõik on 3 nad seal. Ma natuke muigasin selle peale, et vaevalt me saame, aga saimegi, Riho teab tennisest rohkem. Aga jah, et mul on kahju just see, et ma lootsin finaali, mõistagi suure Nadali fännina, et Nadal on finaalis ja kas siis Alcaraz või Djokovic tuleb see suur finaal. Aga tegelikult kes sest loosist muidugi kõige suurem võit oli ülekaalukalt Stefanos Tsitsipas, et see on sisuliselt jackpoti tõmbas mees ja nii on lihtsalt. Ma olen täpselt sama meelt, et just kui tabelit vaadata, et see kontrast on nii suur, et see on, mis on tabeli ülevalpool ja allpool, et isegi selliseid kontraste polegi ka väga palju
siin lähiaastatel võib-olla isegi ette tulnud, et see on nagu eriti ilmselge. Aga jah, mul endal jäi ka see silma, no siis on veel muidugi Jannik Sinner on seal allpool, aga jah, noh ikkagi kes teab, kuidas Medvedev liiva peal ei ole ikkagi päris see ja nii et no lisaks 3 on veel Zverev siin. Zverev on üleval, ma seda tahtsin ka veel öelda, et mul on ka kirjas siin, et tegelikult Djokovic, Nadal, Alcaraz ja Zverev veel. Nii et see kamp on, sest Zverev on tegelikult ikkagi läbi karjääri ka liiva peal ikkagi üsna edukas olnud. Jah, hästi huvitav olukord iseenesest. See on jah, me oleme natuke nagu on täpselt see reaalsuseks saanud, millest me Toomas Leiusega oleme siin viimased 2 nädalat jahvatanud, et me jahvatasime kogu aeg sellest, et kes mängib Ostapenkoga, see oli põhiteema meil ja Anissimova on suur Leiuse lemmik, tema ütleb ammu, et tüdruk oleks võinud võib-olla maailma esireket olla, kui isa poleks ära surnud. Tema on suur Anissimova fänn ja siis me jahusime loomulikult meestest ka ainult sellest, kuidas võib juhtuda see, et Nadal ja Djokovic tapavad 11 veerandfinaalis ära ja võitja peab Alcaraziga mängima. Me rääkisime, et kui nii juhtub, no siis on ikka, see on ime ja täpselt nii läks, et eks ta on üli ebavõrdne ja ma ütleks, et jah, et liival Danil Medvedev kindlasti nii hea ei ole, aga lisaks Tsitsipase jackpotil on tegelikult Danil Medvedevil ka päris hea jackpot nüüd, et ega ta võib ikka sealt ennast mängida päris kaugele välja. Nii et jah, Toomas ütles ka nii, et tabeli loosimine võib olla tähtsam kui see turniir ise pärast. Jah, olen Riho suga absoluutselt nõus, kui ma siin Toomasega ka üks päev siin rääkisin sellest tennise loosimisest ja tabelist, siis ma ütlesin Nadali sõnad, kui ta käest kunagi küsiti, et kas on raske tabel, ta ütles, tabel on raske või mitte, et kui sa tahad turniiri võita, siis sa pead suutma kõike võita, aga õigus oli Toomasel muidugi selles suhtes, et on ikka suur vahe, et kui sa finaali minnes, kas sa seal veerandfinaalis pead Djokovic'i ja poolfinaalis veel Alcarazi üle mängima või on sul seal näiteks kogu austuses Davidovich Fokina või Aslan Karatsev vastas, et need on ikka nii hoomamatud vahed jah, et tegelikult jah, et nagu Tennis TV pealkiri oli, nagu Roland Garrosi see põhitabel välja tuli, siis suur pealkiri oli, et Nightmare on, ühesõnaga õudusunenägu on teoks saanud. Aga rääkides nendest 3 mehest, et igal mängijal on mingid küsimärgid tavaliselt õhus, aga mulle tundub, et Novakil on need küsimärke vast kõige vähem, et väga tõusvas joones on pärast seda Austraalia skandaali hakanud mängima. Alcarazil on see väike hüppeliige, see probleem, mis ta sai endale Madridi mängust Nadaliga. Nadalil lausa lonkab kuuldavasti, et krooniline jalavigastus, et seda näitavad ka kihlveo-koefitsiendid, et Novak Djokovic'i võidukoefitsient 2,75, Alcarazil 3,10 ja Nadalil siis 4,50, aga Nadalil muidugi kukkus see peale loosimist kohe siin. Nad olid enam-vähem siin enne loosimist, olid seal enne üldse Nadali vigastust oli Nadal parem jah, see vigastus, aga see on nii-öelda üle läinud, aga seda ei tea kunagi, millal see tagasi tuleb, nagu Nadal on öelnud, et ta ei ole vigastatud, et ta elab vigastatud. Et täpselt nii on, aga ma seda Alcarazi vigastust nüüd küll mingiks vigastuseks ei pea, et see natuke seal oma hüppeliigesega ja ma arvan, et isegi ta oleks võinud rahulikult ka Rooma turniiril mängida, kus ta ei mänginud, eks, et aga lihtsalt võib-olla too much on lihtsalt noorel mehel olnud sõna otseses mõttes kõikides ka psühholoogiliselt ja targa treenerina võib-olla ikkagi Juan Carlos Ferrero pidas targemaks poisil nii-öelda pidur peale tõmmata, et rahulikult, vaikselt tasatargu Roland Garrosiks valmistuda. Riho ja Michelle, te olete neid Alcarazi mänge siin viimastel nädalatel näinud ja kommenteerinud, et kas kogu see hype, mis tema ümber on siis õigustatud? No Riho on neid tõesti rohkem näinud, Riho räägib kõigepealt. Me oleme Toomasega kogu rääkinud, et meie jaoks ei ole see üldse mingisugune hype ja see on aja küsimus, millal see mees maailma esimeseks tõuseb ja kui sa rääksid siin tema vigastusest, väikesest vigastusest, tuletan meelde, et ta mängis järgmisel päeval Novak Djokovic'i üle ja ülejärgmisel päeval finaalist tegi Alexander Zverevile ikka väga-väga piinliku matši või okei, Zverev küll rääkis seal seda, et ta pidi väga pikalt öösel üleval olema ja oli väga raske tema jaoks see finaal, aga
aga see selleks ja siis me vaatasime seda turniiri ja mõtlesime, et mismoodi hakatakse tema vastu mängima 5 parem mänge. See on veel keerulisem ülesanne mängida 3 parem, aga mängida 5 parem Carlos Alcarazi vastu, et see mees ongi teiselt planeedilt. Ta ongi täiesti teiselt planeedilt, ta mängib ikka uskumatult teistmoodi tennist. Aga sa ei arva, et tal endal võib olla 5 parem mängudega raskusi? Ei, ma vastupidi arvan seda, et kui vaadata matši, mis ta mängis Rafael Nadaliga, seal oligi tegelikult see teises setis oligi see, kui juhtus see jalaga õnnetus, et kui seda õnnetust ka nüüd, oletame, et seda poleks olnud ja küll, mis siis oleks võinud see matš teistmoodi lõppeda, aga vastupidi, mina näen küll temas ikkagi peatselt maailma esireket üsna ruttu kusjuures. Jaa, olen suga Riho nõus, aga ei ole ma päris seda meelt, et te, nagu Toomasega ütlesite, et see on pea kindel, et ära ta selle turniiri võidab, et esmakordselt on tal nüüd selline situatsioon, et seda ei olnud ju veel Austraalias, et ta on võitja favorit sisuliselt. Austraalias oli ta lihtsalt selline tõusja ja see ei pruugi nii minna, see võib nii minna, loomulikult see võib nii minna ja Alcaraz võib selle turniiri võita niimoodi, et ta ei kaota seal settigi, see ei peaks olema võimatu, sest tegelikult see meenutab kogu see Alcarazi teekond meenutab nii Nadali ja millal Nadal esimese matši Roland Garrosil kaotas. Aga Alcaraz on juba kaotanud ja tegelikult loomulikult see ei oleks maailma suurim ime, aga see ei pruugi nii minna. Jah, seal see paralleel Nadaliga mingis mõttes seda on nagu tunda, jah. Seda on tunda. Aga üks asi, mida tasuks nagu ära mainida, et ikkagi vaadates seda, mida Novak Djokovic tegi Roomas ilma settigi kaotamata võita turniiri ja mängida nii fantastilist tennist nädal aega, et Novak Djokovic on ikka ülihea soos. Ma täiendangi sind, võtta sama jutt, mis ma rääkisin ka, ütleme, mingis mõttes ka võib-olla naiste, just need suure slammi turniirid, eriti veel, see ei olnud, see on eelnev turniir, just need kõvad pähklid nii-öelda või kõvad tegijad, nad suudavad need olulisel ja seal vajalikul hetkel ennast mobiliseerida ja nüüd Djokovic näitas, et kui siin võib-olla mingi aeg tagasi tundus, et mis toimub, eks on ju. Et see kogemuste pagas ja see võime mobiliseerida, motivatsiooni lisa leida, et see on need on mõned unikaalsed mängijad, nii naiste ja naiste poole võib-olla vähem, et seal see kõigub rohkem, aga meeste puhul viimased 20 aastat on see nii olnud. Nii et sellega tuleb tõesti arvestada, et Djokovic võib olla, eriti ta nüüd näljane. ta tahab suures, temal on nagu minu meelest see, et tema on kogu aeg seda nagu rõhutanud, kui oluline tal on, et olla nende slammi turniiridega eespool, et kindlasti Nadal ka peab seda oluliseks, aga ma arvan, ta võtab seda palju nii-öelda vabamalt või see ei ole võib-olla tal niisugune mingisugune eesmärk, nii peamine eesmärk, aga minu arust Djokovicil on see üks täiesti selline eesmärk, et ta enne rahule ei jäta või rahule ei jää, et kui ta ei ole saanud mingi teatud numbri kätte, selline mulje vähemalt on. Aga anname natuke teistele meestele ka respekti, et näete siin ohustajaid, kes võiks meie selle veerandfinaali ja poolfinaali stsenaariumi uppi keerata? Et Nadali ja selle Djokovic'i veerandfinaali siis uppi keerata. Hakkame Nadalist pihta, Nadalil on, vähemalt mulle tundub, et temal on kõige keerulisem loos üldse on siin on ka mainitud, et Wawrinka praegu vaevalt, eks, et ta otsib enda vormi alles, Fonini, Popirin ka mitte, aga ohtlikud mehed on kindlasti sealt ülevalt poolt, Auger Aliassime või Schwartzman näiteks. Schwartzman on ka Nadalile päris ebamugav vastane ka liiva peal olnud. Schwartzman, ma vaatan, läheb äkki Djokovic'i. Vabandust, Felix Auger Aliassimi pean eelkõige silmas, et ka viimasel ajal super hästi hakanud ju liiva peal mängima ja Nadali onu on võib-olla ka mingil määral selle taga ja tema võiks olla ikkagi mees, kes võiks Nadali ohustada, aga ma tõesti, nagu Riho ütles, super hästi Djokovic mängis ja
ja ma nagu Djokovicil küll ei näe, et siin võiks keegi teda enne veerandfinaali ka võib-olla siin see Schwarzman, no võib-olla seti saab kätte, aga vaevalt ta Djokovici nüüd välja lööb. No üks mees, kelle võiks veel ära mainida sealt kindlasti on hollandlane Botik van de Zandschulp, et kes on jälginud tema viimase aja mänge, siis ta alles sai Roomas Sebastian Cordast jagu, ta võitis Madridis Pablo Carreno Bustat, ta võitis Münchenis Kasper Ruudi, et see mees on ka väga hea soos, et see ei ole kindlasti ka lihtne vastane Nadalil. Djokovicist rääkides teises ringis on lihtsalt huvitav vastasseis sellise mehe nagu Slovak Alex Molcaniga, keda juhendab ju praegu Marian Vaida, Djokovici endine pikaaegne treener, et kas Molcan on juba teise ringi pandud või? Ei, ta veel ei ole teise ringi pandud, aga ta peab ka seal Federico Coria peab üle mängima, mis on, ma arvan, Coria on ikka favoriit seal selles matšis. Või mis sina, Riho, arvad? Sina oled neid Molcanne ja Coriaid väga palju teinud. No me just see nädal praegu mängivad, nad mõlemad mängivad praegu Lyoni turniiril ja oleme nende mõlema mänge vaadanud ja Alex Molcan jätab ikka väga hea mulje. Coria tegelikult mängis seal ka väga hea fantastilise matši, aga üks hetk ikkagi libastus, et Molcan on täna mängib Alex de Minoriga poolfinaali ja mängis üleeile Coria 6-3, 6-2, nii et Molcan on väga ohtlik. Täna saab näha, kuidas tal de Minoriga läheb seal, nii et see on üks väga ohtlik mees ja üks selline nimi kindlasti, kes meile viimasel ajal on väga-väga silma paistnud ja kes on väga ohtlik mees, on taanlane Holger Rune. Ma ei tea, kus kohas ta siin tabelis seisab ja kellega ta siin kokku läheb, aga see mees võib ka fantastilist mängu mängida. Rune on Denis Shapovalovi esimene vastane. Päris huvitav mäng. See oli üks raskemaid esimese ringi mänge, me Toomasega eile vaatasime ka, et Shapovalov, Rune, siit ei tea, kumb läbi võib tulla. Siin on täitsa 50-50, ma ütleks. Aga mis te arvate Alcaraz Korda kolmanda ringi vastasseisust? On seal mingit šanssi? Ei ole. Riho? Jah, Korda ju võitis Alcarazi mäletatavasti Monte Carlos, aga seda matši me ka kommenteerisime, see kestis üle 3 tunnise matši ja see oli väga tuuline päev, hästi palju murti üksteise serve ja väga palju break-palle oli ja see oli natuke, ütleme, kastist väljaspoole matš oli see, et Korda mängib väga head tennist ja ta on raske vastane, aga ma ka väga ei usu, et ta Alcarazist jagu saab ja ega siin on veel Richard Gasquet, kes alistas just Danil Medvedevi Genfis nüüd paar päeva tagasi, nii et Richard Gasquet on veel Kordal siin, Lloyd Harris, ega siin on enne ka raskeid mehi. No räägime Tsitsipasest ka, miks me arvame, et ta siis jalutab selle teise poole läbi? Tsitsipasel kusjuures on esimese ringi vastane Lorenzo Musetti ja ka väga raske esimese ringi matš kohe. Ettearvamatu. Ettearvamatu absoluutselt ja kes on näinud Lorenzo Musetti mänge liival, Lorenzo Musetti võib väga ebamugav olla, nii et no ma usun, et Tsitsipas saab taga ehk hakkama, aga seal ei ole ka midagi kivisse väiutud. Jah, kui Tsitsipase seda veerandit vaadata, siis mõistagi sealt ülevalt on tema jaoks, kuigi ka see aasta ei ole liiva peal midagi erilist, nüüd ma olen Ruudi mänge siin järjest teinud, et ei ole Ruud midagi erilist ikkagi meile näidanud, aga mulle tundub, et ikkagi turniir paremaks läheb, ka täna on tema siis poolfinaali mängimas Genfis, aga jah, et nagu sa ütlesid, Musetti, De Minor on ju ka, võib liiva peal, on ka ju päris uskumatuid matše see aasta mänginud ja Seal on veel Daniel Evans, mäletame, Daniel Evans ka mängib väga hästi liiva peal, eelmine aasta Monte Carlos võttis Djokovici. Jah, see oli eelmine aasta. Jah, eelmine aasta oli, see aasta nüüd nii hea soos võib-olla ei ole praegu hetkel. Jah, ja muidugi Hurkacz on ka ikkagi siin sellised, aga see oleks jälle ikkagi vähemalt minu jaoks, mitte tennisaasta kõige suurem üllatus, aga kindlasti väga suur üllatus, kui Tsitsipas ikkagi siit enda veerandist läbi ei läheks.
ja no ma väga ma ütlen niimoodi, et kõik see jutt on õige, ma olen alati üldiselt selles seisukohal, et kui on see nüüd ma ei taha nüüd seda kogu eelnevat juttu nii-öelda nagu maha teha, aga ma olen üldiselt nagu niisugune ennustamine, jah, globaalselt nii-öelda vaadata, ütleme tabelis, kes on seal 4 või peafavoriiti. No ja avaringi jah, võib ka alati vaadata, et kellel on ebamugav vastanud, kuna esimese ringi mäng on spetsiifiline, alati on spetsiifiline. Ma ka põhjendasin enne, kui me naiste turniiri nii-öelda käsitlesime. Aga tegelikult hakkab see, ütleme niimoodi, et 3. ringi mängude järel võib juba hakata nagu tõesti ikka reaalselt hindama, et kes on just ikka selleks turniiriks konkreetselt paremini valmis, kas kellelgi on seal mingid võib-olla varjatud vigastused olid, mis löövad välja suurest läbi. Et ma olen nagu alati siin, ütleme, pigem tagasihoidlik, et siin lõpmatuseni, ma ei tea, võib neid nimesid, see võidab, teine võidab. Millest peab rääkima? Ei, ma ei räägi üldse halvas mõttes, ma lihtsalt ütlen seda, et see on selline, suhteliselt kohvipaks, aga see, et me alguses just käsitlesime neid põhifavoriite, et see on nagu okei. Ja huvitavamad mängud tuleb muidugi välja tuua, et selles mõttes tasub vaadata, et ei ole ka, see on soovitus tegelikult, mida ka Riho just teinud mõned mängud inimestele, kes tahavad seda Suure Slami turniiri vaadata. Et ei ole ainult nii, et hakkate vaatama veerandfinaalist, jah, et tegelikult vaadake kohe, valige välja juba avaringis, et see on tõesti väga põnevaid vastasseise, kus on nagu ette tõesti võib-olla võitjat on raske ennustada. Aga ma just ütlengi, et see on selline ülesanne väga raske. Aga hea idee, Toomas, sult, et ma olen suga ka sellest väga päri, et ja Gunnar, järgmine podcast tuleb teha peale 3. ringe ja siis on palju igast huvitavaid asju rääkida, et ei pea olema. Peale esimest nädalat tavaliselt on meil siin juba 1,5 tunnises saated. Jaa, see on mõistlik, siis oleme palju targemad. Aga mis seal ma tahaksin öelda, et kui ma peaks ütlema ühe nime, kes võib Tsitsipase finaali ära rikkuda, siis ma ütleksin Jannik Sinner. Nõus, kusjuures nõus. Michel keeras siin tabelit kokku, aga ma tahaks ikkagi selle ennustusringi ka teha ja paneme siia mingi, pärast lepime auhinna kokku, mis me siia vahele paneme, mis sõbrad võitjale teevad, kui võitja peaks üldse selguma, siis ennustame selliseid asju, et ennustame naiste finalistid, naiste võitja, meeste finalistid, meeste võitja ja siis kui kaugele jõuab parim Eesti naine. Ma võin algust teha. Ma ütlen, et naiste finaalis mängivad Švantek ja Jabeur ja võidab Švantek. Meeste finaalis mängivad Alcaraz ja Tsitsipas ja võidab Alcaraz. Ja parim Eesti naine jõuab 4. ringi. No, ma pakun ka siis, et naiste finaal pakun Švatek ja Kontaveit. Mõistagi Eesti parim naine jõuab siis finaali. Ja meeste... Sa ütlesid ära, et Švantek võidab selle finaali? Jaa, kahjuks läheb nii, et Anett ikkagi siit veel esimest Grand Slami ei saa. Ennem tuleb finaalis olla ja siis selles võitja nagu öeldes. Jah. No meestest, tark oleks pakkuda nii, nagu siin Gunnar pakub, aga ma ei saa. Kui ma nii suur Rafael Nadali fänn olen, siis ma ikka sa võid oma punktid sealt ikka ära võtta ju. Pakun, et Rafael Nadal ja Stefanos Tsitsipas finaalis mängivad ja Nadal selle matši võidab. Ja Toomas? No naistel kindlasti võitja on minu eest Iga Świątek ja tema on finaalis, aga väga keeruline on ausutades siin, kes talle finaali vastas tuleb. Aga ma mõtlen, et äkki see aasta õnnestub finaali jõuda Maria Sakkaril. Pakume nii. Äkki teeb mingit imet nüüd see turniir. Nii, ja siis meil on, ja siis Eesti naistest ma ka väga loodan, et ikkagi vähemalt 4. ringi keegi nüüd mängijatest jõuab, et ma küll ei hakka ükskõik mis seis praegu ei ole, aga see on pigem see, et ikka hoiame pöialt ja loodame, et saame pikalt kaasa elada. Meeste puhul on ma millegipärast arvan, et tulebki võib-olla see üllatus, millest ka Riho rääkis, et muidugi, kas ta tõesti finaalini välja veaks, et see on nagu hästi huvitav, aga teeme sellise fantastilise, kuigi ma usun, et millegipärast, et Djokovic on juba võimas ja võtab ära, aga ma ikkagi panen siin teistmoodi. Finaalis on väga ootamatu paar, mitte päris ootamatu, Alcaraz ja Sinner.
ahah, ja võidab. No paraku võidab ikka see peamine favoriit. Et selge see, et ma ei ütle päris nüüd ütleme niisuguse objektiivse analüüsi tulemusena, aga väike intriig peab ka olema, ei tohi kõik väga loogiline olla. Siit võib tulla jackpot. Riho ütleb nüüd absoluutse tõe. No mina nüüd pean teie ennustustest kokku miksima midagi, mis oleks huvitav ja intriige pakkuv. Et ma ei saa nüüd pakkuda seda, mida ma oleks pakkunud algselt, ma pakun nüüd hoopis teistmoodi. Ma pakun, et naistest jõuab finaali Sviantek ja Anissimova. Ja pakume siis, ma pean võita ka pakkuma või? Jaa. Aga pakun, et Anissimova võidab. Ma tean, et Leiu sõudselt fännab teda, et paneme siis Anissimova võidab hoopis. Ja ma pakun meestest niimoodi, kuna me kõik oleme siin Alcaraz, siis ma pakun hoopis, et finaali jõuab Rafael Nadal ja mängib finaalis üle Jannik Sinneri. Ja parim Eesti naine. Ja parim Eesti naine jõuab veerand finaali. See on eriti intriigirohkne ennustus. Et omavahel mängivad 4. ja üks jõuab ikka veerand finaali, eks? Jaa, üks jõuab veerand finaali. See on päris hea pakkumine, ütleme. No ütleme, seal on väga suur loogika olemas. Ei, on. Nagu Anett ütles, see on vist kõigi Eesti ajakirjanike elu unistus näha neid lõpuks ka turniiril koos mängimas. Ja mis nüüd lõpuks täitub siis? Jah. Aga French Openi uudiseid jälgige Delfist Eesti Päevalehest. Homme 5.45 stardib minu lennuk sinnapoole ja vaatame, kes seal siis on. Kas kellegi matšpalli mikrofoni ette ka saame? Kui ei saa, siis teeme üle interneti jälle, aga oli huvitav saade ja kindlasti tuleb huvitav turniir. Aitäh ja kuulmiseni! Kõik head! Aitäh! Matšpalli panime Unibet, mängijatelt mängijatele.